meile seda tervist, mida tasuta jagatakse väidetavalt, sest tasuta lõunaid ei ole. Ma soovin seda tervist, mida hea looja on meile iga ühele sisse andnud. Meil on igal ühel oma labor, mis toodab meile seda, mis on tarvis. Aga täna on räägitud palju meditsiinist ja teate, teile siia ma meenutasin ühte vana prouat, kes ütles siis, kui asjad sassi läksid, siis ta ütles, et aru ma ei taipa. Ja teate, minul on nagu sama lugu, et aru ma ei taipa, sest olukord on meie riigis natukene läinud skisofreeniliseks. Näiteks, kui me räägime sellest vabatahtlikkusest, me räägime sellest, et vaktsineerimine on mittesunduslik, aga samas on ta siiski sunduslik. Räägitakse, et see on vabatahtlik, aga siis selgub, et ära öelda sellest ei saa. Või tähendab, et sa võid ära öelda, aga sellel on tagajärjed. Tagajärjed ei ole seaduslikud, aga ometigi neid rakendatakse, lausa peab ja võib. Nii et aru ma ei taipa. Asjad on tõesti üsnagi segased ja sassis. Ja üks inimene ütles mulle, et temal on väga kahju ühest sellisest mehest, kelle nimi on Anti Keha. Ta ei tea, kus kohas Anti Keha elab, aga ta tahaks tal suruda kätt ja öelda, et pea vastu mees, kõik ei ole veel kadunud. Temaga Anti Kehaga on asjad väga halvad. Sellepärast, et korraga on teda nagu palju, siis on vähe, siis on kõik üle ja siis on kõik puudu. Nii et ma annan teile edasi tervitused, kui keegi nüüd teab isiklikult seda kodanikku nimega Anti Keha, patsutage tal õlale, öelge, et hiljemalt 10. jaanuariks on tema personaalküsimus lahendatud ja võib-olla saab ta peagi abi. Nii et tervitused talle. Olukord on tõesti mitmeti sassis ja aru taibata on üsnagi keeruline. Meil oleks nagu üks riiklik moodustis Lääne saartest kuni Peipsi Lääne kaldani, mis oleks nagu riik, mis peaks nagu hoolitsema selle eest, et asjad siin maa peal oleksid korras ja hästi ja see on normaalne. Üks riik peabki ennast kehtestama. Meil on esindusdemokraatia, millega meie riigis asju aetakse. See tähendab seda, et rahvas on andnud oma esindajatele, ministritele, valitsusele, kes on rahva teenrid, sest sõna minister seda tähendab, on andnud üle väga kalli asja hoida ja seda rohkendada. See on nii, nagu me anname mõnele inimesele, keda me usaldame meile olulise asja lootuses, et ta kannab sellest head hoolt ja annab meile tagasi vähemasti sama heana, kui ta on selle saanud. Meile aga tuleb tagasi midagi sellist, mida me sageli peame tõesti mõtlema, mis see on. Sellepärast, et see usaldus ei ole olnud, tähendab, seda usaldust on kuritarvitatud. Nii et keerulised on need lood meil. Ma ei tahaks täna rääkida Euroopa Liidu liikmelisusest, aga üks väga oluline asi, mida peame ära nimetama, on selline juriidiline nüanss. Öeldakse, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Me kuulsime siin juba eelnevatest sõnavõttudest, et need põhimõtted, aluspõhimõtted ei maksa palju, kui küsimuseks või kui küsimus on suurte korporatsioonide, meditsiinifirmade, ravimitootjate isiklik kasu ja huvi, siis ei maksa need põhimõtted mitte midagi. Ja kellele tarvis, poetatakse selle laua pealt raasukesi, et nad inimesi survestaksid ja suruksid. Ja sellest kõigest on täna juba räägitud. Kaitseväelased ja politseinikud, kes on südametunnistusega inimesed, kes teevad oma tööd suure pühendumusega, kes ei saa iseenda ees seista, sest nad ei või oma ameti poolest seda teha. Nende südametunnistust surutakse maha. Inimesi ässitatakse meie riigis üksteise vastu. Ja ometigi me oleme ju niivõrd pisikene rahvas, millest räägitakse kogu aeg, et iga inimene on siin riigis armas, oluline ja hea. Kas see päris nii on? Ma ei oska öelda. Täna siin ürituse alguses räägiti vastupanust. Ja see
põhimõte kuulub Mahatma Gandhile, kes on öelnud omaenda võitluse kohta, omaenda passiivse võitluse kohta nii, et sellel on sellised etapid. Esiteks, sind ignoreeritakse. Teiseks, sind naeruvääristatakse. Kolmandaks, sinuga võideldakse. Ja neljandaks, sa võidad. Ja kui me mõtleme nende etappide peale, mis on Eesti rahvalgi olnud tarvis läbida viimastel aastatel, kas ei ole see tuttav? See kõik on meile olnud igapäevane reaalsus. Aga selle maa peremehed olete teie ja selle maa peremehed on Eesti rahvas. Nii et rohkemat öelda ei taha kui seda, et sellise publiku ees on väga raske esineda. Mul ei ole kunagi nii palju inimesi kunagi ees olnud. Ja teate, rahvakunstimeistrid ütlevad, et mõnikord tajutakse publikut. No teate, tajub küll. Siin on jõud, ausus, tahe. Siin on Eesti rahva vägi. Eesti eest, Eestimaa on meie kätes. Igal nädalal jätkame tööd, et vaktsineerimist paremini korraldada. Tahan kõigile veel kord üle kinnitada. Eesti on tellinud 4,6 miljonit vaktsiinidoosi. Meid on aga 1,3 miljonit inimest. Eesti on tellinud 4,6 miljonit vaktsiinidoosi. Meid on aga 1,3 miljonit inimest.